siis sel aastal anname välja ühe eritiitli, see on alati esimene tiitel. See on trükitud uhkelt ka särgi peale, ehk näitad, alati esimene, neliküritus. Number 1 on ka selja peal ja see särk kuulub maraton.postimees.ee eestvedajale ja toimetajale Tiit Reinartile. Tiidu nimi on ka selja peale trükitud, number 1 ka uhkelt all. Tiit, ole hea, pane selga ka särk muidugi kohe. Nii, fotograafid pildistavad. Tiit Reinart, Postimehe ajakirjanik. Aga nüüd, kui te siia täna õhtul saabusite, siis ma usun, et paljud teist võtsid osa ka väikesest kvalifikatsioonist, mille tulemusena saadetakse täna õhtul parim mees ja parim naine Londonisse. Nii lihtne ongi. Kaugushüppest oli osa võtta, mõõdeti pikkust ja tulemused on selgunud, ehk siis pikima hüppe teinud naine ja pikima hüppe teinud mees. Ja uskuge või mitte, nad tõepoolest saadetakse Londonisse. Ohoh, meil on kapten Morgan isiklikult. Kapten, kust tuleb? Kuule, minul on väga hea tunne, aga minul on selline tunne, et teil inimesed on siin natukene juba käsi ära väsinud. Ma arvan, et me võiksime soojenduseks kõikidele tänastele inimestele, kes siin täna on kohale tulnud, teeksime ühe suure aplausi kõikidele teile tänastele siinsetele osalejatele. Aga anname siis auhinnad üle, kes siis sõidavad Londonisse, kes on võitnud selle kaugushüppe võistluse. Meeste arvestuses on võitja Martti Soosaar tulemusega 2,76. 2 meetrit 76 sentimeetrit. Martti Soosaar! Seal on sees siis kõik kirjas, kuidas täpselt Londonisse minek on, kuidas käib, kus tee läheb, kuidas minna saab. Ja naiste arvestuses võitis kaugushüppe võistluse ja sõidab Londonisse Silja L. Silja, kus on Silja L? Tuleb juba, naisterahvas Silja tuleb sealt ja Silja tulemus oli 2,03. Kapten Morganil ka ümbrik juhistega, kuidas siis pääseb Londonisse. Palun veel kord aplaus naiste võitjale. Aga teeme siis ühe eelarve lõhki löömise võistluse. Ma arvan, et kapten, äkki sa näitad ette, kuidas üks eelarve lõhki lüüakse. Siin on üks rattakumm ja siin on rattapump. Eelarve on pumbata nii kaua, või eesmärk on pumbata nii kaua, kuni eelarve on lõhki. Ma ei tea, äkki ma peaks ka kaugemale minema. Me teeme seda mere peal väga tihti. See on selline soojendusharjutus, kui me hakkame minema merele. Siin on mingisugused nipid ka või kuidas see süsteem sul käib? Süsteem on väga lihtne. Vaata, et lenks oleks pärast märg. Suru aga ventiil sisse ja kuku uhama. Ega siin muud keerulist vist ei ole, aga ma olen küll eemale. Kapten on julgem mees, mina ei ole nii julge mees. No nii. Muutusite kuidagi väga vaikseks. Ma loodan, et ta pauku ei karda. No kapten. Nii. Mina pean kinni hoidma, hullu olnud peast või? Ja nii, katsume siia selle. On olemas, on kinni. Aga sisse vist õhku läheb küll, tundub mulle. No, ikka tuleb. On, tuleb. Läheb. No minu huvi pärast. No nii, aga nüüd nii kaua, kuni katki on. Kuulge, aga tuleme kaptenile appi. Mul on siin 4 kummi veel. Oodake, muidugi Rait Pallo, kus on Rait Pallo? Ja tegelikult ma tahaks siia üht meest veel kindlasti. See on Allan Oras, kes täna Haanja 100 kinni pani. Oras, tule näita, kui palju rammu veel sees on. Pallo, mine appi! Rait Pallo, Allan Oras, ootame teid siia. Kuule, kapten
aitab. Arvad või? Jaa, aga arvad siin piisavalt juba. Nii, Rait, ole hea, tule siia. Ma olen sulle hea kummi. Nii, ma toon sulle ka pumba ka. Kas Alla Norrast on kuskil seal näha või? Saad ka siia. Nii, mehed, valmis. Oras on valmis, pall on valmis, Mart on valmis. Nii, valmis mehed. Mehed, valmis. Minu märguande peale pumpamist algaja esimesena, kes kummi lõhki pumpab, on võitja. Nii lihtne ongi. Aeg läks käima nüüd. Raidil oli väike edumaa muidugi, aga pole hullu, teised mehed tulevad maruliselt järgi. No nii. Mulle tundub küll, et siin Areal tiimi esindajal on vist kõige kõrgemal. See on küll kõige rohkem teist. Selliseid mehi oleks meil laeva peale vaja tüüridesse. Ja mehed annavad minna. 30 sekundit on läinud juba. Kummid paisuvad küll. Võimal on see aasta eelarved nii hästi tehtud, et ei lähegi midagi lõhki. Ja võitja on Alla Norras. Aeg 50 sekundit. Alla minuti. Kapten Norgan annab auhinna ka üle. Kapten, oota, ma tulen siia sinu juurde selle mikrofoniga. Mina ütleks nii, et see on kirjeldamatu mees. Räägi, mis oli sinu strateegia saladus? Lihtsalt oodata ja kuna see pauk käib, et käis, aga mul käis enne. Küsiksin, et kas meil on ka siin peoinimesi? Ma ei kuule nagu hästi, et ainult ühes nurgas on peoinimesed või? Kas ma saaksin teie kõigi käest ühe suure palve paluda? On see võimalik, kallid inimesed? On jah? Ma palun, et te kõik asendaksite oma käed ettepoole. Ja kõik palun käed ettepoole, kõik seal eesreas ka, ja. Mõlemad käed palun paneme ettepoole. Nii, väga hea, käed on juba eespool. Nüüd, tooge nad natukene lähemale endale, niimoodi. Väga hea, ja viime ette tagasi. Toome lähemale. Väga hea, viime veel ette. Toome tagasi. Viime paremale ja vasakule ka. Ja toome tagasi ja viime ette. Ja toome tagasi ja viime kõrvale. Ütleme natukene muusikasse ka. Võite natukene põlvenüksega juurde panna, siis saab nagu natukene nagu juurde seda biiti ja tunnet sisse. Ja nüüd täiesti muusikas. Kuulge, mina ei tea, kus kohast on küll need sportlased pärit. Ma pärast pean õhtujuhi käest küsima. Nagu te näete, siis siin on vahepeal toodud ka jalgrattad. Hakkamegi nüüd auhindu välja loosima SCB Tartu nelikürituse kõige osavõitjate vahel. Need on siin välja toodud, see uhke Tahemariini Eastbowli matkasüst, need jalgrattad ja ka suusad. Me loosime välja suusad, Fischeri võistlussuusad ja Swixi suusakepid. Kapten, ma palun sinu abi, äkki me saame valgust seal alale. Ja siin on laua peal, nagu te näete, kõikide nende inimeste nimed, kes on nelikürituse sel aastal lõpetanud kõik osavõistlused kokku. Ja kapten, palun tõmba välja sealt üks nimi, kes siis saab need Fischeri suusad. Ma võtan selle kausi. Ja võitja on? Teate, randumisel hakkavad käed vahetavahel samamoodi värisema ja usu või mitte, see legendaarne number on 1989 ja selle numbri taga peitub selline härrasmees nagu Peeter Karja. Kas Peeter on siin? Peeter Karja! Meil on aeg välja loosida ka jooksuauhind kõikide nelikürituse osavõitjate vahel. Ja selleks auhinnaks on ASICS-i jooksuvarustuse ostmiseks kikkekaart 5000 krooni eest. Kapten, mul on jälle vaja sinu abi.
ma annan sulle selle kausi. Tõmba siit välja üks nimi. Sega ka võib-olla võtta altpoolt või? Kas kellelgi on äkki mõni kindel soov? Kes eriti tahaks näiteks jooksuvarustust uut? Seal on ühel härrasmehel soov, räägi soovist palun. Tahaks võita, väga konkreetne soov. No ma üritan endast parima anda. Ja see nimi on? See nimi on mees, kes on rõõmu täis. Ja see mees on pärit Rõõmussaarest ehk Aavo Rõõmussaar. Aavo Rõõmussaar on äkki täna õhtul siin koos meiega. Tuttuus Scotti maanteeratas. No nii, kapten. Ma annan jälle selle kausi sinu kätte. Kapten tahab lihtsalt lisada, et maantee on tegelikult lemmikuastmel teine pärast mereteid, mida mööda on väga hea liigelda ja lausa silm puhkas vaadates neid rõõmsaid nägusid, kes seal hullult väntasid. Trumiparin ja võitja on? Raplast ja Radek Küttis. Kas Radek Küttis on äkki siin? Radek on võitnud selle Scotti maanteeratta. Aga auhind selle juurde loomulikult Scotti maastikuratas, mille me nüüd välja loosime. Kapten, sinu ülesanne. Ma tahtsin öelda, et nähes neid totaalseid muutumisi, mis on toimumas rattamaratoni ajal, siis alati kutsume teid ka merele, seal saab kenasti puhkaks. See viimane ei taha kuidagi näppude vahele jääda, aga siit ta tuleb. Ja võitja on? Ja mees, kes on alati liikumises, Jaan Jõgi. Jaan Jõgi! Maastikuratas Scott on tema oma. Kas on äkki siin Jaan Jõgi? Mul on tunne, et tänased kõik auhinnavõitjad teevad juba järgmise aasta etappideks kõvasti trenni. Mul on selle üle ainult siiralt hea meel. Süües kasvab isu, trennides väheneb kaloreid. Meil on tegelikult ju üks auhind veel, see on peaauhind. See on see Tahe Mariini poolt välja pandud matkasüst. Need rattad vurisevad. Süstal hakkab põhi läbi laskma. Pinge tõuseb, pinge tõuseb. Merelained suurenevad. Ja võitja on? Mees, kes on Tartus täiesti värit, tundub. Nimeks on Martin Kukk. Martin Kukk! Kas on Martin äkki siin koha peal? Martin Kukk. Martin, kui sa oled siin, siis ole hea, tule palun siia. Martin, ära muretse, isegi kui siin ei ole, me paneme selle posti ja saadame sulle kenasti õigesse kohta. Ära muretse, kõige eest on hoolitsetud. Paistab, et Martin teeb ka järgmiseks aastaks trenni, aga jah, tõepoolest Martin, ärgu muretsegu, selle süsta saab ta kindlasti kätte. Ja sellega on ka üldiselt loosimised tänasel õhtul lõppenud.